Nagu ma oma vlogis lubasin, tulen ma kevadel Nõmmeveskile tagasi. Nüüd on kahjuks nii, et kevadest on saanud suvi, jaanipäev on läbi, aga ma tulin siia tagasi, ronisin siia otsa. Kusjuures suvel ei olegi siin üldse nii hirmus, kui siin talvel oli. Ketsid on mul ikkagi tegelikult need samad, mis talvel olid, libedad. Aga suvel on siin mõnusam, soojem, sääski on kindlasti rohkem. Vaade on kihvt, sest kõik on läinud roheliseks. Vett on muidugi vähem kui talvel. Kusjuures ülesse tulin ma täna teistmoodi. Arvasin, et pean tulema sealt samast sellest kadalipust, kus ma talvel tulin, aga Kristjan Saks soovitas tulla sellest nii-öelda veetoru otsas, kus vanasti oli turbiin, mis elektrit tootis. Sellest turbiinist saab ka minusugune umbes 110 kiloni jurakas rahulikult üles ronitud. Ja nüüd ma olen siin otsas. Ja kõik on suviselt hästi ilus. Hakkan pildistama ja vaatame, kas midagi saab. Ilm on enam-vähem, et vahepeal näitab päikest, vahepeal on pilves. Loodame, et viskab mõne kiire siia jõe peale ja puude vahelt välja, siis võib-olla õnnestub midagi saada. Täiesti uskumatu, kui palju siin on mingid väikseid sääski ja kärbsed. Pärast kodus saab ennast korralikult igasuguste sügelemisvastaste asjadega kokku määrida. Aga vaade, mis kaamerasse jääb, on tõesti lahe. Praegu on natukene veel valgusest puudu, et kui vaadata taevas, siis varsti peaks natukene loojangu valgust ka siia jõudma. Kimbal seda muidugi näita. Selline see vaade siit siis on. Valisin püstise kaadri. Nüüd on natukene aega veel siin sääskedega võitlemist ja oodata, et läheks valgus ilusamaks. Äkki saab midagi toredat kätte. Lõpuks sain mingisuguse kavalusega siia selle tunneli põhja jälle. Nüüd ma liigun siis tagasi mööda seda kunagist veetunnelit selle toruni. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma Vikist vaatasin. Minu arust 60-ndatel läksid põlema ja pärast seda see enam ei tööta.